Tervist, tennisesõbrad! Matšpalli podcast on jõudnud oma 53. saateni. Suur tennisenädal on ees ootamas. Anett Kontaveit mängib Stuttgardis, Kaia Kanepi mängib Istanbulis. Riho, mis meeste tuuril see nädal toimub? Novak Djokovic mängib kodus. See on suur uudis kindlasti. ATP 500 turniir Barcelonas. Nii et tuur möllab. Aga mitte tuuridest ja suurturniiridest me täna ei räägi, vaid meil on saatekülaliseks 7. Eesti naismängijana VTA tabelisse jõudnud Lissi Kubre, kes märtsis sai endale edetabeli koha tänu sellele, et 2019 Pärnus ta oli 2 võitu juba ITF-i turniiri põhitabelis saanud ja 3. siis võit tuli Sharm el Sheikhis. Tema edetabeli koht tänasel päeval on VTA 1187. Tere tulemast saatesse, Lissi Kubre. Tere. Kõigepealt palju õnne loomulikult. Aitäh. Kui suur kergendus või kui suur eesmärk see sulle endale oli, et lõpuks enda nimi ka sinna tabelisse kirja saada? No see oli mu selle aasta üks esimesi eesmärke või ja number 1 eesmärk, et saada siis VTA ranking. Kuidas sa tähistasid seda? Ma ei tähistanud väga. Selles mõttes, et ma võitsin 4 väga rasket mängu järjest ja siis ma olin rohkem selle üle uhke, et ma võitsin 4 rasket mängu järjest, sest et ma teadsin, et ma üldjuhul turniiridel, kus ma mängin, ma pean kvalifikatsiooni mängima, et siis ma pean võitma 3 või 2 mängu ja siis põhitabelis 1 mängu ja siis ma olin rohkem nagu selle üle uhke ja siis ma väga ei mõelnud selle peale, et mul nüüd VTA ranking on. Käid sa nüüd iga esmaspäev update imas seda VTA edetabelit, et mitmendal kohal sa nüüd oled? Ei. No ei ole vist üldse see niivõrd oluline, aga äärmiselt ebavõrdne ja ebaaus on ju. Mehed saavad 1 turniiriga tabelisse ja naised peavad 3 turniirilt põhitabelist punktid saama, et kindlasti suur kergendus, et nüüd on võimalik turniiridel peale saada. Ja no ma arvan, et see on aitab nüüd rohkem peale saada. Aga miks see, Riho, on nii, et meestel piisab 1? Ma ei tea, mina oleks ammu juba, ma olen sellest nii palju rääkinud ja omakeskis unistanud, nii tore oleks, kui oleks üks organisatsioon, mis juhiks tennist, mitte ATP, VTA ja ITF, kõigil on nii erinevad süsteemid. No keeruline on natuke, minu arust on see natuke ebaõiglane ja tüdrukutel on väga raske. Et eriti kui ei saa ka, põhimõtteliselt sa ei saa isegi kvalifikatsiooni peale, sa võid ju väga hea mängida olla, sa ei pruugi ka kvalifikatsiooniturniirile peale saada, kui sa wildcardi ei saa, et sa pead ikka 3 turniiril peale saama. Üldse tase on ka nii, seal kvalifikatsiooni esimene ring võib olla nagu põhitabelis juba mingi veerandfinaal, nii et. Ja, see on oluliselt muutunud viimase juba 10 aasta jooksul, et nii meestel kui naistel ikka futures turniiridega kvalifikatsioonid on ka väga korraliku tasemega. Sa mängisid 1. märtsist alates Sharm el Sheikhis 5 turniiri järjest. See oli siis 5 nädalat või oli rohkem? No 5 vist või 6 kuskil, täpselt ei tea. Et kas sa läksidki plaaniga Sharm el Sheikhi kõik need turniirid kaasa teha või vaatasid nädalast nädalasse? Ma vaatasin nädalast nädalasse. No mul oli 2-3 turniiri kindlalt plaanis ja siis ma vaatasin jooksvalt juba. Millise turniiriga sa kõige rohkem rahule jääd? Kindlasti sellega, kus tuli edetabeli koht. Ja, no seal ma mängisin kõige paremini. Ja. See oli ainuke. Aga teistega siis ei jäänud rahule või? Ei jäänud ja nagu näha ei võitnud ka. Kuigi ma üldjuhul kogu selle tripiga ma pigem vaatan positiivselt tagasi, sest ma sain ikkagi kogemust ja seal heade mängijad, olin nagu ümbritsetud headest mängijatest ja nendega trenni teha ja sain päris palju häid tutvusi ka ja siis seal treeneritega suhelda ja nii et pigem oli positiivne. Kas see treeneritega suhtlemine tähendab seda, et treenerid ujuvad külje all ja pakuvad oma teenuseid või? No on ka seda? Jaa, selles mõttes, et seal ma tegin ühe Itaalia tüdrukuga trenni ja siis tuli välja, et tema treener oli siis maratonitreener mitu aastat ja siis
ta oli ja päris vaimustuses minust ja üldse sellest, et me nii nagu kokku sattusime juhuslikult, et ma olen ka Eestist ja ta treenis eestlast ja siis temaga me oleme nagu kontaktis praegu. Ahah, põnev. Ja. Milline see elu seal nendel ITF-i turniiridel kõige väiksematel välja näeb, kui sa pead 1 või 2 mängu nädalas, siis mis sa ülejäänud nädala teed? No mina üldjuhul ikka trenni, et mul väga puhkepäevi seal ei olnud, et tund aega olin ikka iga päev platsil. Sõltumata sellest, kas oli võistlusmäng või mitte, jah? Ja füüsilist tegin ja et ikka nagu vormis hoida või nagu aktiivsena. Ja siis, jah. Aga trenni tegid, kas treeneri näpunäidete järgi, treenerid sul ju kaasas ei olnud? Ei, seal oli veel Saara Orav oli oma treeneriga ja siis üks Läti tüdruk, kes võitis seal ka 1 turniiri. Ja siis ma nagu põhiliselt olin nendega ja tegime koos trenni. Ja seal teiste mängijatega. Kuidas seal tingimused on? Mulle meeldis väga seal. Nagu kõik oli üheskoos ja seal nagu ei olnud otseseid piiranguid ka, ma mõtlen selle koroonaga seoses. Ja ainuke asi, mis mulle seal ei meeldinud, oli see, et päris tugev tuul oli. See oli väga halb. Kas Sharm el Sheikhis on praegult turistihooaeg ka käimas või kuidas? Jaa, seal oli turiste ka seal, kus mängijad ööbisid hotellis ja kui käisid ringi, siis jaa. Aga samamoodi kedagi väljaku äärde ei lubatud ja? Ei, aga ei lubatud ja, aga ma arvan, et seal ikka käidi olenemata sellest nii-öelda reeglist, et ei tohi minna, sest seal oli ka, et mõni päev kontrolliti, kas on mask ees. Samas, kui seal oli see inimene, kes kontrollib, siis ta nägi, et sul ei ole maski ja lasi ikkagi läbi, et seal oli suhteliselt ei olnud kontrolli. Aga jäid kõik terveks või? Jaa, ma kuulsin, et seal ühel mingil britil tegi testi ja oli positiivne, aga see oli ainus asi, mis ma üldjuhul oli terved kõik. Ja siis tulid tagasi ja külma kõledasse Eestisse, kus peab kandma maski ja trenni saavad teha ainult välja valitud. Ja ma saan trenni teha õnneks, et ma ei tea, mul selle Eesti ilma vastu praegu ei ole ka midagi, sest ma olin nii pikalt seal soojas ja ma suht tüdinesin ära ka lõpuks, nii et mul meeldib praegu Eestis. Mis need lähiaja plaanid on? Ma ei oska täpselt öelda. Praegu ma tõesti naudin Eestis olemist ja ma arvan, et ma teen mitu nädalat trenni nüüd. Ja siis eks näis, kas kuskile, ma arvan, turniiri, 15 000 või nii. Ma ei oska tegelikult praegu täpselt öelda üldse. Kui sa Eestis oled, siis kellega sa treenid? Põhiliselt enamus ajast, kui ma olen platsil, on siis minuga Märt Kivirähk. Siis teeme nagu eraldi temaga. Või siis seal Tallinkis need poistegrupp, kes on nendega mängin. Ja raske on. Raske on? Mis see on raske? Tenniselu ei olegi lust ja lillepidu või? Ei ole. No räägi, mis siis on kõige raskem? Ei ole sparringupartnerid või? Ei, ikka on. Ei, mulle poistega meeldib väga mängida selles mõttes, et nad on nagu ikka parem kui tüdrukutega. Aga alustame võib-olla su eluloo nüüd lahti kirjeldamist, et ma lugesin, mis aasta artikkel see võis nüüd olla, 2014 äkki, kus 12-aastane Lissi Kubre rääkis siis oma tennise elust ja sinu tennisetrenni sattumine oli üsna juhuslik. Räägi see lugu lahti. Ja kui ma õigesti mäletan, siis oligi, et ma vist lasteaiast sõitsin vist bussiga koos emaga. Pärnus? Pärnus ja siis ta rääkis, et tema sõbranna tütar, või ta ema tahab vist panna tema tütar tennisesse ja siis nad kutsusid mind ka ja siis me koos läksime. Ja siis nii see saigi alguse. Sõbranna jäi harrastajaks, sina tahtsid saada kohe maailma parimaks? Selles mõttes, et ta oli minust vanem paar aastat, ma mäletan, enam ta tennisega ei tegele üldse minu arust. Aga oligi see, et kui ma läksin trenni, siis kõik olid põhimõtteliselt kauem mänginud juba kui mina ja minust
suuremad ja tugevamad ja paremad ja siis ma tahtsin päris kohe olla, noh, ka nagu mängida nii hästi ja mul nagu oli kohe seda võidu hinge sees. Selliseid raskeid hetki ei ole olnud, et ei tea, kas tasub jätkata või viskaks reketi nurka või? Tol hetkel siis või? Või no üldse, kui sa nüüd sellele kogu oma eluloole tagasi vaatad? Ei, võib-olla alguses oli hea, kui ma tennisesse läksin, oli see, et noh, kuna ma vasakukäeline ja siis seal olid nagu suuremad, meie grupis olid siis suuremad poisid-tüdrukud ka ja siis ma mäletan, et kui ma vastu seina mängisin, siis mulle nagu tundus, et nad vaatasid mu poole ja naersid, siis ma mõtlesin, et nad naeravad, et sest ma olen vasakukäeline. Ja siis ma mäletan, ma ütlesin, et ma ei taha rohkem trenni minna ja siis ma nutsin ja siis ma mäletan, et too hetk veel ma proovisin parema käega mängida. Aga noh, siin ma olen, et ma ei lõpetanud ära. Siin sa oled. Aga vasakukäeline sa olid juba siis lasteaias peale või? Jaa, no mul lihtsalt oli see, et ma palli viskasin parema käega. Aga jaa, ülejäänud asjad vasaku käega. Kui vana sa olid, kui sa esimest korda tennisetrenni astusid? 6-aastane. See on ju, Riho, päris hilja või? Vara, tahtsin öelda. Ja kuuled neid lugusid, kui vara kõik tennisega alustavad, see on täitsa normaalne. See on täiesti normaalne, jah. Märt Kivirähk on mitmes treener sul, oled sa lugenud ka? Ei ole lugenud. Ma sellest artiklist lugesin kokku, et Astrid Kasela oli su esimene treener. Edasi oli Toomas Kuuda, Inga Drobet ja Rivo Tetermann. Ja nad aitasid mind kõik, jah. Kes neist kõige rohkem on sind mõjutanud? Mõjutanud? No ma arvan, et Toomas mingis mõttes, sest tema oli mul nagu põhiline abiks ja temaga ma koos käisin päris palju võistlustel ka koos. Ja ma arvan, et Toomas, jah. Aga Märt Kivirähu juurde sattusid sa kuidas? Või üldse Tallinnasse? No Tallinnasse ma sattusin nii, et ma läksin, kui gümnaasiumisse. Ja siis ma arvan, et kuskil kas 10. klassi lõpus või 11. alguses siis ma hakkasin nagu Märdiga tegema trenni. Mis gümnaasiumisse sa läksid? Audentese. Sa oled seal tavaõppel või e-õppel või mis vormis? E-õppel olen ja alates 11. klassist. Ja hetkel on käsil? 12. Miks sa hetkel eesti keele eksamit ei tee? Sest ma prioriteedid, sest ma tahan teiega siin rääkida. Aasta edasi tuleb lükata nüüd kooli. Ei ole midagi teha. Matšpalli podcast tuleb päris oluline. Ei, ma lõpetan ilusti see aasta, ma lihtsalt eksamit teen järgmine aasta. On siuke valik tänapäeval olemas, jah? Jaa, mul on kõik kontrolli all. Aga seal Sharm El Sheikhis olid ka õpikud kaasas? Ei, õpikuid ei olnud ja no sest, et enne kui ma ära läksin, ma siis rääkisin õpetaja, kes ta ütles, et ma seal olles keskenduksin ainult tennisele ja tagasi tulles siis... Õpetaja ütles, et ära õpik jaa, kaasa võtta? Sest et ma olin ise ka päris mures. Ja no, kuigi ma ei teadnud tol hetkel, et ma nii, päris kuuks ajaks vaata ära lähen, nii et nüüd nagu veidi raske on, aga ma saan hakkama. Tennise ajakirjast küsisin välja veel ühe artikli. Aitäh Laura, kes mulle selle artikli saatis. Ise kahjuks tennise ajakirjade ladu kodus ei ole, kus siis see oli siis rubriik Mängija luubi all. Mäletad sa ise, millal see ilmus? Eelmine aasta. Siis sind ise loomustas siin Märt Kivirähk. Võib-olla loeme mõned punktid ette. Vaatame, kuidas tänasel päeval sellega on, et mängutarkus ja taktikaline taip. Tema tähelepanu peaks olema rohkem vastase mängu analüüsimisel, mitte enda soorituse hindamisel. Sel põhjusel jääb taktika peale mõtlemine väheseks. Ta on klassikaline tagajoone mängija, mida kõvemini vastane lööb, seda paremini ta oskab palli kiirust ära kasutada. Jääb tihti liiga passiivseks ja loodab vastaste vigadele. Ise rünnates kipub üle pingutama. Kuidas kommenteerid? Nüüd räägiti noorest listist. See oli kunagi. See oli kunagi. Kindlasti täna enam ei ole ammu need asjad nii. Kas teine punkt äkki? Sellega ma olen nõus. Teine punkt on positiivsem, jah? Saaksid öelda uuesti? Teise punkti? Sellest samast, mis ma lugesin? Jaa. Et ta on klassikaline tagajoone mängija.
mida kõvemini vastane lööb, seda paremini oskab kiirust ära kasutada. Enne seda oli, et tähelepanu peaks olema vastase mängu analüüsimisel, mitte enda sooritusel, sel põhjusel jääb taktika peale mõtlemine väheseks. Ja ongi kõik või? Siis on, mida kõvemini vastane lööb, seda paremini ta oskab palli kiirust ära kasutada. Ja see on tõsi, sellega ma olen 100% nõus, aga oli vahepeal see, et ta ütles, et ma peaks rohkem keskenduma nagu vastase mängu peale kõik see, sest mul kuigi... Mis on ikkagi vastupidine sellele, mis tänased tipud räägivad, et ma ei vaata vastast nii palju. Mulle ei meeldi ka üldse vastase peale väga mõelda, vaid rohkem enda peale. Kuigi mingis mõttes muidugi on vaja mõelda ja ma ei tea, kui võimalik siis vaadata natuke ta mängu, et kuidas ta mängib, et teada siis, või tähendab, et panna paika siis mingi mänguplaan. Aga jah, ta on nagu öelnud, et ma peaks rohkem mõtlema või keskenduma vastase peale ka, aga mulle see ei meeldi väga. Kuidas sel tasemel üldse vastaste analüüsimine käib, ega neid videosid ju nii palju saada ei ole? Ei ole, no ma arvan, et nii palju, kui sa näed koha peal, nii palju sa näedki. Käid treener luuramas? Ei, no mina seda ei tee, sest mulle ei meeldi väga tõesti oma vastasele nii palju keskenduda. No tipptasemel on see ikka, see maailm on päris karm, et kui tipptreenerid vaatavad oma järgmise ringi vastaseid, siis need märkmikud on päris täis kirjutatud teinekord, et seal ikka teatakse igat asja ja väga-väga palju, väga-väga suur osa, ma arvan, mida võib-olla ka nooremad mängijad ei taju, on see, võib-olla kui me praegu mõtleme, et Federer ei mängi, siis ma usun, et neid mänge ta jälgib ja vaatab ikka väga-väga palju ja teab juba väga täpselt, et see noor tuleb ja see tuleb ja mis ta teeb ja kuidas ta teeb. Et see skautimine käib pidevalt seal tennises. Ja samas nagu ma ikkagi mõtlen seda, et kui ma keskendun endale ja teen oma asju, mis ma pean tegema nii hästi kui võimalik, siis et see on, ma arvan, see, mis ma teen, on nagu kõige olulisem ikkagist. Kui palju sa vabal ajal tennist vaatad? Kas sa pigem üritad eemale hoida või pigem imad endasse nii palju, kui saad? Ja ma ei tea, ma elangi tennise nimel, ma iga päev mõtlen sellest ja vaatan kindlasti. Vaatad palju tipptennist ka või? Jaa, vaatan. Kes su lemmikud on seal? See nii vaheldub kuidagi. Ma vahepeal vaatasin Aneti mänge päris palju. Siis, mul meeldib Djokovic väga. Mis sa Anetist arvad? Mis sa Aneti mänge vaadates tunned või tajud või mõtled, et kus ta on ja kus ta võiks olla? Ma vaatasin tema mänge kõige rohkem siis, kui ma olin mingitel võistlustel ja näiteks ma ei tundnud end kõige paremini kuidagi või veidike ebakindel ja siis mulle nagu andis jõudu just tema mängude vaatamine, eriti see, nagu, mis emotsioonid tal platsil on ja kuidas ta ennast nagu ülal peab. Et see oli põhiline, miks ma vaatasin, et siis ma nagu sain endasse ka seda veidike. Ja nagu tema julgus ja selline enesekindlus. Ja mida mina olen tajunud nende mängude vaatamisega on kindlasti see, et kas või kui Anetist rääkida, et kui sa vaatad teleri vahendusel tipptennist, et see on üks asi, aga kui sa satud väljaku äärde, mäletan Eesti-Läti matšil, kui ma vaatasin Ostapenko Kontaveidi mängu koha pealt, niimoodi tagajoonelt, siis sa tajud, mida nad seal väljakul teevad, et see on kolossaalne, see on uskumatu, kui kiiresti see pall käib ja millist energiat sinna pannakse, siis ma vaatasin, et see on fantastiline. Millist rolli Anett ja Kaia on sinu karjääris mänginud? No ma arvan väga suurt rolli, sest Eesti on nii väike riik ja ma arvan, et see on ülitore lihtsalt, et meil on sellised mängijad, kes Eesti lippu kõrgel hoiavad ja motiveerivad neid, kes ei ole veel nii kõrgel, et veel paremaks saada ja mind see kindlasti motiveerib väga. Aga kui sa alustasid mängijana, mõtlen, kui vana siis Kaia võis olla, kas sa juba olid teadlik, kes on Kaia Kanepi? Jaa, kindlasti. Ma teadsin päris palju mängijaid juba, kui ma alustasin. 6-aastaselt? Jaa. Kas su kodus siis vaadati tennist? Oled sa sportlikust perekonnast pärit? Jaa, mul on kõik spordiga tegelenud. Ma mäletan, mul oli isegi nii, et kui ma täitsa tennisesse läksin, siis enne treeninguid ma hüppasin juba hüppenööriga, tegin sooja. Ma mäletan, et Sharapov mängis samal ajal veel, telekas. Vaatasin samal ajal ta mängu ka. Ja. Aga mis spordialadega su
esivanemad siis on tegelenud? Mu vanaisa tegeles võrkpalliga, siis vanaema iluvõimlemisega ja ema-isa jalgpalliga. Ja mu onu ka jalgpalliga. Kui kõrgel tasemel? Ta oli väga-väga hea. Ma ei oska täpselt öelda, aga ma tean, et ta oli väga hea. Pärast guugeldame välja. Aga oled sa käinud veel mõnes trennis peale tennise? Ei ole, ma olen lihtsalt tennise kõrvalt käinud, kui ma olin väiksem jalgpallis, aga see oli ka sellel eesmärgil, et nagu füüsilist trenni rohkem saada. Ja ei ole. Sa oled ka mõned rahvajooksud kaasa jooksnud? Ja, andmed on täiesti internetis olemas? Ja, kiire ma olen olnud ja olen vist. Kiirus on ka muidu siin välja toodud, oota. Rohkem peaks tähelepanu pöörama kiiruslike omaduste arendamisele. Ja see on ka hästi, see on tõsi. Ja, et mul füüsiline on kogu aeg päris hea, et mul sellega probleemi otseselt ei ole. Et ma näen vaeva ka ja teen päris kõvasti füssitrenni. Kes su füssitreener on? No hetkel ma olen, ise teen ja üksi, aga ma olen käinud ka reaalselt füssitreeneritega koos trenni teinud ja nii, et ma tean, mida teha ja millele tähelepanu pöörata ja nii. Aga vaimset trenni? Ja vaimset trenni hetkel mind tegelikult aitab Raimo Ülavere. Ja siis temaga nagu teeme koostööd ja nii, et see on ka väga oluline ja ma sellega proovin ka tegeleda. Võid sa, kui see teema sulle ebamugav ei ole, et kuidas see koostöö laias laastus välja näeb, millistel hetkedel sa tema abi vajad, kui tihti te kohtute? No praegu me ei ole kohtunud ja kui meil ei ole võimalik näost nagu kohtuda, siis me helistame läbi video selle vahendusel. Ja kas siis nädalas korra või siis üle nädala, et niimoodi. Aga ma saan igal ajal kirjutada talle, kui mul mingi mure on. Kas tihti sa lähed ise mingi konkreetse aspektiga, mis vajaks lahti mõtestamist või ta oskab suunata sind? No kui ma võistlustel olin, siis aga üldjuhul on nii, et nagu praegu ta annab mulle siis, räägime läbi mingi teema ja siis ta annab mulle nagu ülesanded või mingid harjutused või et mida ma pean tegema, et järgmiseks korraks, et kui me nüüd siis kohtume, et siis me arutame seda. Kuidas sa jõudsid selleni, et sa tajusid, et sul oleks vaja ka spordipsühholoogi kõrvale? No, sest ma tean ja et see on väga üks tähtsamaid asju tennises, eriti kui sa tahad hästi mängida kõrgel tasemel ja ma ei tea, ma sain sellest kohe nagu aru ja mulle pakub huvi ka üldse kogu see psühholoogia ja nii ja siis ma kuidagi keegi vist soovitas mulle teda. Kaua te olete koostööd teinud? No me tegime siis, kui ma Soomes selle turniiri võitsin, siis me olime teinud vist paar kuud juba koostööd. Aastal 2019 juba? Ja, ja siis me vahepeal ei teinud ja nüüd kui ma enne Egiptust vist või kui ma olin Egiptuses, siis ta pakkus mul uuesti ise abi. Et kas ma nagu tahan temaga koostööd teha ja nii et praegu me oleme terves aeg. Kuidas sa oma teekonda edasi näed tennises, et teame ju, et selle jaoks on hirmus palju raha vaja ja kindlasti on vaja enda ümber väga tugevat tiimi ja kes suga kogu aeg kaasas sõidavad ja kuidas sa neid küsimusi ette näed või oled lahendanud, kuidas sul seis on hetkel? No selles mõttes, et ma ütlen ausalt, siis on päris raske. Sest et teadagi, et kui tennis on nii kulukas ja väga-väga kallis, eriti kui tahad nagu kõrgel tasemel, siis see nõuab seda, et sa võistled tihti ja treeningvõimalused on väga heal tasemel ja eriti hea on, kui sa treeneriga koos võistlustel käia ja nii. Nii et ja selles mõttes on päris, et praegu ma hetkel olengi emaga lihtsalt kahekesi ja et nagu ma olen nagu mõelnud ka, et mis siis, kui ühel hetkel lihtsalt ei olegi enam võimalik mul vaata võistlustele minna ja nii, et just nagu rahaliselt selles mõttes? Ja finantsiliselt ja, et sest et ma saan nagu aru ka sellest, et mu ema üksi nagu ka ei, et see ei ole lihtsalt võimalik mul, et nagu, et järsku ühel hetkel ma lõpetangi karjääri lihtsalt. Lotot mängid? Ei. Kus sul toetajaid on?
Hetkel ei ole mitte kedagi. Täiesti null. Ja praegu jah. Tenniseliidult vast midagi tiksub? Tead, ma ausalt ma ei tea, võib-olla Soome-Rootsi saan äkki sõita või noh, aga seal ei ole ju mingeid turniire ka hetkel ja midagi. Nii et nagu seda võimalust mul praegu päris ei ole, et ma saaks nüüd iga kuu mingi 2-3 turniiri mängida, siis nädal trenni, siis lähen uuesti ja eriti veel koos treeneriga, mis oleks ideaalne. Et seda võimalust mul hetkel ei ole ja aga kui sa kas või Sharm el Sheikhi tuuril seal turniiril ringi vaatad, siis kas enamus välismängijaid on koos treeneriga? Jaa. Ongi nii? Jaa. Selles mõttes oligi see, et ma veetsin päris palju aega koos selle inglastega ja siis see oligi nii lahe vaadata, kuidas nendel on kõik nagu tennisetreener ja füüsilise treener ja kui mängijad on platsil, siis on need kõik nagu nende mängijatega koos ja ei enamustel on seal ikka treenerid kaasas. Paljud mängijad on otsustanud Ameerika ülikooli kasuks, kui ei ole võib-olla rahaliselt võimalusi ja osad mängijad on tuuril ka väga palju mänginud klubimatše, et klubimatšidega nii-öelda oma raha leida, et võistlustel käia. Oled sa neid variante ka kaalunud või? Ma nüüd viimasel ajal ma ei ole nende klubi sellega seoses üldse väga kursis, aga kuna see rahaline seis on praegu päris raske, siis ma nüüd olen mõelnud selle peale, kuigi ma nii palju tõesti täpselt ei tea sellest. Aga ülikooli teemaga on nii, et mul on tõesti terve elu olnud eesmärk profiks minna ja ma olen arutanud ka seda ülikooli teemat, aga tõesti mul on nagu kindel eesmärk, miks ma iga päev, ma ei tea, üles tõusen ja elan ja ma nagu elangi selle nimel, et ma saaks profiks minna ja nagu täiega lihtsalt tennisele pühenduda peale gümnaasiumi nüüd, kui ma lõpetan. Et see on mul eesmärk ja... Et sa hetkel ei saada CV-sid laiali ülikoolidele? Ei, mul on küll päris palju... Ise pakkunud, jah? Jaa, aga ma ei ole väga süvenenud sellesse, sest mul on tõesti nii suur eesmärk nagu minna profiks, nii et jah. Seda on vägev kuulata. Ma loodan, et seda kuulevad ka need, kes seda peavad kuulma. Jah. Aga tulles veel sinu tugevuste ja nõrkuste juurde, siis mis sa ise pead oma hetkel kõige suuremaks trumbiks või relvaks? No ma arvan, et füüsiline pool kindlasti. Sest mul sellega probleemi ei oleks, et ma ei jõuaks mängida 3 tundi või 4 tundi, et mul vastupidavus on hea. Ja ma isiklikult tunnen praegu, et mul on kõik löögid mingis mõttes paremaks läinud. Mulle endale meeldib mu eeskäsi väga. Et seda ma naudin. Siis ma arvan et eeskäsi ja liikumine praegu ma ütleks. Ja seda võitlustahet mul on ka päris korralikult. Et jah, ma arvan need. Sa ei ole selle trikki proovinud, et mõlema käega eeskätt lüüa? Kes see tüüp oli, kes proovis? Üks noor poiss oli siin vahepeal üks videolingas. See oli rohkem siuke huumorivaldkond. Aga nõrkused? Nõrkused? Ma arvan, et võib-olla liigne ülemõtlemine. Millest sa mõtled üle? No enne mängu just, et pigem ongi nagu võib-olla olnud nagu hirm kartuse ees, ehk siis ja siis see nagu põhjustab ärevust, ehk siis nagu ongi see, et ma kardan, et järsku ma hakkan üle mõtlema või et mis siis, kui ma teen nii või teen nii ja ei tule välja, et ma arvan, et mingis mõttes nagu vaimne pool. No ja eks see ärevus ja närv tekib kõigil, et pigem küsimus, kuidas sellega hakkama saada, et see on paratamatu spordis ja tennises eriti, et tennis on niivõrd unikaalse punktisüsteemiga mäng, et sa pead sellest aru saama, et sa niikuni enamates matšides pooled punktid kaotad, võidad sa selle matši või kaotad, sa pead lihtsalt sellega elama ja enamus turniire lõpeb kaotusega, et see on igapäevane ja tavaline, et küsimus pigem et kuidas sa sellega harjud ja hakkama saad, kui sa profiks nii-öelda lähed. Jaa, täpselt. Seda on väga paljud öelnud. Jaa, sest kõik oskavad seal mängida ja lüüa Absoluutselt. Et nagu võidabki see, kes vaimselt mingis mõttes on tugevam või kuidagi endaga hakkama saab.
ja teinekord on, näed need 2,5-3 tunnised lahingud, kus võib-olla 1 punkt tie-break'is selle matši otsustab ja sa pead edasi minema järgmine päev mängima järgmist turniiri ja selle kõik peast minema pühkima ja see ongi tennisisti elu, noh. Nii ta on. Sa tegid Sharm el Sheikhis ühe huvitava mängu, sa võitsid selle hoolimata 17 topeltveast. Jaa, issand jumal. Kui ma pärast kuulsin, siis oli päris halb tunne, aga samas seal nii, ma ei tea, seal tegid tõesti kõik need tüdrukud päris palju topeltvigu, nii et ma ei tundnud end kuidagi halvasti. Ma ei tea, mind ei häirinud see nii. Millal see oli, Lissi? Kas see oli eelmine suvi? Mäletan, sa käisid ringi ja küsisid Harri Nepi käest kogu aeg oma servi kohta. Mina ei küsinud. Mitu korda oli sinu jutu, sinu servist käis jutt, et kas nüüd servida nii või servida naa. Oled sa paremaks saanud nüüd? Jaa, mul on nii kopp ees juba selle rääkimisest reaalselt, noh. Jaa, mul on kõik väga hästi, ma naudin seda, ma tunnen end hästi ja kindlalt ja mul on läinud. Ja et inimesed võivad rääkida, mis nad tahavad ja arvata, mis nad tahavad, kõige tähtsam on see, mis ma ise tunnen ja mis mina arvan ja mina tunnen end väga hästi. No väga suurepärane. Lõpuks sain seda öelda. See sosistavad su selja taga või kohe tulid nagu näkku ütlema? Jaa, seda on öeldud mulle näkku, ma tean seda, et on ilmselgelt selja taga räägitud või siis mindud ütlema Märdiga räägitud sellest ja see on väga suur teema olnud, ma tean. Aga ma olen, nagu see on mind tugevamaks teinud ja hoolimata sellest, isegi tol hetkel ma ei lasknud end mingis mõttes häirida sellest, sest et ma teadsin, et minu jaoks need mingid topeltvead ei ole nii suur probleem kui kellegi teise jaoks. Ja nii või naa, et noh, neid ütlejaid ju on nii palju ja sa ei saa sellest mööda, nii et noh. Ma soovitan seda võtta positiivsena, sellepärast, et kui ei oleks ütlejad, siis see tähendaks, et kedagi ei koti. Jaa, aga... No see näitabki seda, et loodetakse ja oodatakse Lissilt tulemusi. Jaa, aga inimesed, Lissi, mul on läinud paremaks. See on positiivne, Lissi, see on ainult positiivne. Räägi meile parem sellest, Lissi, et räägi detailselt, milline on see Lissi Kubre, kui ta on võistlustel ja ta kaotab mängu. Mida ta teeb peale seda? Kuidas sa nende kaotustega hakkama saad turniiril? Nutad, peksad reketeid puruks või? Ma reketit puruks ei ole peksnud, aga no see kõik sõltub ka sellest, milline see mäng loomulikult? Mäng oli, et vahepeal ma isegi eelistan üli head mängu ja et ma kaotan, kui et ma võidan ja... No arusaadav, jaa. Sest jaa, et... Teinekord võid sellest kaotust palju rohkem õppida, eks ju. Täpselt, et jaa. Mänguga rahul olla. Aga ma arvan, et no kui on hea mäng ja ma olen kaotanud, siis pigem ma ikkagi... Muidugi on kahju, et ma kaotasin, aga samas mul on ka hea meel, et ma suutsin teha hea mängu. Et väga halb tunne on mul olnud üldjuhul, kui ma olen väga halvasti mänginud ja võitnud, et siis ma rohkem sellepärast põen ja tunnen end halvasti. Et ei saanud maksimumi anda. Jaa. Aga Riho küsimus vast oli see, et kas sa poed kuskile hotellituppa peitu kuskile nurga taha või üritad kohe hakata lahti ja mõtestama, mis selle kaotuse põhjus ikkagi oli? No eks ma see kõik sõltub, kes inimene mul parasjagu ümber või noh. Või ei maksa tihtel inimestel üldse lähedal olla sulle äkki, ma ei tea. Jaa, parem hoida eema. Parem hoida distantsi. Ei, no see kõik sõltubki sellest, milline see mäng vaat oli, et siis ma, noh, aga jaa, no ma ikka nutan ja aga üldjuhul, noh, ma tean nagu, mis mul on. No nutmine on positiivne, aga nutta võib ka ju, see on ju kõik väga okei. Jaa, no üldjuhul ma tean, mis mul on probleemiks olnud ja seda ma enne ütlesin ka, et noh, see vaimne pool või ülemõtlemine ja sellest tingitud kõik. Mäletad sa mõnda hiljutist kibedat kaotust? No eks seal Egiptuses tuli ka ette ja no ma tegelikult, kui see esimene turniir, mis ma mängisin, siis teine ring selle jaapanlase vastu. Et see oli väga imelik. Seal on jah. Ma vaatan need numbrid, et mis see siis juhtus? No oligi see, et ma tundsin end vaimselt kõik need eelnevad 4 mängu väga hästi ja siis ma paningi ise endal kuidagi ootused kõrgeks või mingis mõttes pinge peale, et ma tundsin, et ma selles mõttes, et ma tean, kui hästi ma olen võimeline mängima ja millisel tasemel ja siis ma nagu läksingi seda mängu mängima nii, et ma nüüd peaksingi võitma ja siis see nagu rikkus kõik ära täielikult. Et sa pidasid iseennast favoriidiks?
ja kui aus olla ja muidugi see ka, et ma maailma ei ole 300 rekenti vastu. ja no asi on selles ka, et ma ei ole vaata saanud nii kõrge rankingu mängija vastu varem mängida ka ja siis ma juba sellepärast olin päris elevil. Aga noh, saingi jälle kogemust juurde. Riho, kui sina oleksid hetkel Billie Jean Cup Kingi Eesti naiskonna peatreener, siis kes sinu 4 valikut oleks? Oi, kui keeruline. See on väga-väga raske küsimus. Et noh, vaata, eks loomulikult kaptenina peaks alati vaatama ka nii-öelda perspektiivsete noorte juuniormängijate peale, et noh, praegu poistest näiteks, noh, Mark Lajal on selline poiss, kes Davis Cupi võiks igal juhul juba vaikselt pingile vähemalt istuda. Et siin hästi palju on sellest sõltuv ka, et ei saa ainult seda VTA tabelit võib-olla ette võtta, aga noh, loomulikult 2 nime on seal väga kindlad, eks, et ma usun, et Lissi on seal ikkagi väga, kui mitte pingi peal juba, siis igal juhul seal ukse peal, et raske öelda, ma ei ole nii hästi kursis, kuidas nüüd viimasel ajal, ma tean, et noh, Katriin on siin võidelnud vigastuste ja probleemidega ja no kindlasti Helena Malõgina on väga tubli, Malõgina tõenäoliselt on ka kindel number 3, ei ole nagu küsimus tänasel hetkel, et aga jah, seal ütleme 4, 5, 6, seal on need, kuidas keegi. Ma arvan, et ma otsustaks selle järgi, kes on tuuril. See on üks niivõrd suur ja oluline asi, et mängija, kes on tuuril ja mängija, kes teeb trenni, need on 2 täiesti erinevat asja, et kui sa ikkagi, nii kui sa tuuril oled ja hakkad võistlema, siis sa tegelikult reaalselt näed, mis sa oled ja kus sa oled. Et neid treenijaid on küll, aga stabiilselt iga nädal mängida, see on hoopis midagi muud. Oled sa Lissi olnud tribüünil iga kord, kui Eesti Fed Cup kodus mängib? Nüüd viimane kord ma olin ja nägin kõiki mänge. Ja. Mis mõtteid see tekitab, kui sa seda kõrvalt vaatad, et tahaks ka olla? Sinna ma tahtsin jõuda. No küll sa jõuad sinna, ära muretse. Tõesti tunnen, et ma peaks sul olema ja ma väga-väga tahaks. See oleks ka üks mu eesmärkide. No, kas kapten ei ole sind veel treeningutele kutsunud kunagi? Oled sa käinud Fed Cupi treeningutele, ei ole? Ei, no mul pole põhjust olnud, ma arvan, seal olla, kui ma tiimis ei ole olnud. No nüüd järgmine on vist alles järgmine aasta, eks? Et see on ju tegelikult käega katsutav eesmärk, mulle endale tundub. Ja, nii et ma treenin iga päev selle nimel ja ma loodan et no see oleks väga vinge. Rääkisime ennem siin tennise vaatamisest vabal ajal. Kui sa vaatad neid suurturniire ja kas või meie tippe, kas sa vaatad seda sellise pilguga, mida ühelt või teiselt mängijalt õppida ja võtta oleks? Ja vaatan sellise pilguga ja vaatan ka vahepeal niisama lihtsalt mängu. Slammide ajal oled hommikust õhtuni nina arvutis? Kus juures mitte väga, sest et saab mänge tagant järgi ka vaadata ja ma üldjuhul olen seda teinud ja. Enne kui me siia tulime, korra mainisid, rääkisid, et sa oled natuke suhtlenud Andrei Rubljoviga. Ütle, palju sul tuuril on selliseid mängijaid või naismängijaid või meesmängijaid, kes sul on nagu sõbrad või kellega sa suhtled või keda sa tunned või tead niimoodi, et tere tuttav on ja saad kogemusi vahetada? No Rubljov on mul väga-väga hea sõber, Riho. No väga tore. Oota, räägime nüüd sellest. Kuidas te suhtlesite? Ei. No Rubljov helistab aeg-ajalt, küsib Lissi käest, kuidas seda eeskätt lõpetada. See on selline, ma jätan privaatseks nagu selle. Ei, no see selleks, ma mõtlen lihtsalt, et on sul selliseid mängijaid, kellega sa nii-öelda suhted rohkem? Turniiridel olles? No üldse jah, et... Ja mul on väga palju häid välismaalas neid mängijatest sõpru ja ka Egiptuses olles mul oli väga tore ja et sain iga päev näha oma sõpru ja nendega suhelda ja trenni teha ja neid mul on, et me kõik mingis mõttes motiveerime üksteist. Ja, see on oluline, et sa selles nii-öelda seltskonnas oled kogu aeg. Ja. Aga kui sa nendega seal trenni teed, saad sa ise ka kasu nende treeneritest? Või jälgivad nad sinu mängu ka või nad jälgivad ainult oma mängijat? Jaa, sest nagu ma enne rääkisin, see Itaalia treener, tema andis mulle nõu ja
Ta minu mänge küll ei nägi küll, sest et ta, nägi küll. Temaga rääkisime veidi minu mängust ja andis mulle veidikene nõu ja mõned teised ka. Ja saan küll kasu. Mismoodi teie suhtlus selle Itaalia treeneriga edasi läheb? No hetkel me oleme helistanud ja oleme kirjutanud pea iga päev. Ja no hetkel on kõik niimoodi lahtine, et ma ei oskagi täpselt öelda. Aga seda on huvitav kuulata, et see pigem on selline tuleviku teema, et praegu detailselt võib-olla ei lakkaski. Ja. Kuidas sa võrgumänguga ennast tunned? Kivirähk aasta tagasi ei pidanud seda üheks su tugevamaks küljeks, et hea meelega võrgus ei käi. Jah, aga ma tunnen, et ma sain Egiptuses nii palju kogemust juurde ja ma tõesti tunnen, et ma nagu väga hästi tunnen end platsil praegu ja et mul on kõik nagu need elemendid paremaks läinud ja võrgus ka tunnen end juba hästi, et probleemi ei ole. Ootaks juba huviga siis, et millal Lissi saab mängida Eesti turniiridel, eks? Ja, ma väga loodan, et Eesti meistrivõistlused toimuvad see aasta. Riho, toimuvad? Jaa, toimuvad 100%. No nii palju Allariga suhelnud, siis peaks toimuma ka Estonian Open turniir igal juhul juulikuus Pärnus. Sinu kodulinnas, sinu lemmikturniir kindlasti. Super, jaa. Ja Lissi on seal hästi esinenud. Jaa. Aga kas siis nagu mehed-naised koos toimuvad või? Nii nad on olnud jah, et tõenäoliselt, loodetavasti. Lahe. Kas kodusel, ütleme, et kui tuuakse ITF-i turniir koju kätte, on see kuidagi pingevabam või just vastupidi, et see, et tuttavad on tribüünil, tekitab just pinged juurde? Mul ei ole enam, no kui ma olin väiksem, siis mul oli probleeme küll ja et kas, et kui on mingi palju inimesi vaatamas mängu või nii, aga praegu mul ei ole sellega absoluutselt mingit probleemi. Ja mul ei ole ka probleemi sellega, et Eesti publiku ees mängida ja ma väga-väga loodan, et see turniir toimub ja mul nagu pigem annab jõudu, kui on, ma ei tea, palju inimesi vaatamas või nii. Aga ma mäletan et kui ma mängisin esimest korda 115 000 Pärnus, siis ma ei olnud, nii suure publiku ees mänginud, kui mul oli kvali teine ring ja siis põhitabelis ja siis ma olin küll närvis, aga nagu see ei häirinud mind negatiivselt kuidagi, et ma sain hakkama. Mulle meeldib. Milline su suurima publiku arvuga turniir on olnud? See ei olnud küll turniir, aga kui ma mängisin enne Aneti ja Kaia mängu seal Saku Suurhallis. Sa olid ka üks nendest? Ja. Kuidas see kogemus oli? See oli lahe. Ma tegelikult sooviks, et ma saaks uuesti mängida nii suure publiku ees, sest ma olin päris närvis ja ma ei tahtnud väga seal platsil olla. Ma mäletan, et me mõlemad Katriiniga lihtsalt lootsime, et et tiimiliikmeid vahetatakse, et meid nagu ära kutsutakse, sest see oli tõesti. Teil oli seal vist Allar Levand oli partner, Ago Markvard või kellega te mängisite seal? Bert oli. Bert Pringi. See käis kuidagi vahetustega. Ja vahetustega segapaari mängisite seal. Ja. Ei, seda oli vahva vaadata. Aga turniir, ma arvan, mul oligi Pärnus Merko ajal, kui oli palju publikut. Ja siis ma mäletan ka, et nii harjumatu oli, et peale igat punkti põhimõtteliselt plaksutati ja siis, kui ma läksin pärast mängima mingit noorteturniiri välismaal, siis ma nii igatsesin seda tunnet, et nagu, et positiivne energia. Jaa, tõsi. Ma küsisin siin ennist, et milline see kibedam kaotus oli, aga kui sa nüüd mõtled, milline on olnud viimase aja kõige magusam võit? Ma arvan, et see esimene turniir Egiptuses kindlasti põhitabelis, sest vastane mängis väga hästi ja ma mängisin hästi ja võitlesin ja ma arvan, et enne seda kvali viimane ring ka see Slovakkiast pärit neiu, ta oli ka väga-väga Katarina Kuzmova. Ja, tema õde vist mängib VTA-l ka on päris hea edetabeli koht. Seda saame kohe kontrollida. Et ma arvan, et need 2 mängu ma ütleks praegu. Tema õde on Viktoria Kuzmova. Ja. 31. reket. Ja no ma arvan, et kui ma mängisin Leedus teine kategooria, siis kui ma jõudsin veerandfinaali ka läbi kvali, siis need mängud ka olid kõik üpriski head mul. Ja. Kuidas sa võite tähistad?
Ei tähistagi kuidagi, lihtsalt olen õnnelik. Ja siis lähen jälle trenni ja siis niimoodi. Hüppad voodi peal hotellis? Jaa. Üksinda oma ette. No küsitakse ikkagi alati, kui mõni mängija siin intervjuul käib, et mis siis eesmärgid ja küsime siis sinult ka, et ma ei hakka pikemaid eesmärke küsima. Need on siin, kes tahab, otsib tennise ajakirja artikli aastast 2014 välja. Ma usun, et pikemad eesmärgid on siiamaani samad, eks ju. Aga selle aasta sihid ja eesmärgid ja sellised unistused. No üks eesmärk mul sai täidetud, see oli mul kohe see, et saada VTA ranking. Ja nüüd ongi see, et ma lihtsalt loodan, et ma leian rohkem toetajaid, kes saaks mind aidata ja nii, sest see on muidugi kõige olulisem. Ja et siis saan võimalikult palju võistlustel käia ja seda kogemust ja ongi, et mängida need 15 000 turniirid ja seal hästi ja jõuda siis kaugele ja siis sealt juba edasi, et ma praegu mingid edetabeli kohta ei hakkaks. Aga mängulised eesmärgid, mida tahaksid parandada sel aastal? Ma arvan, et igal pool on võimalik paremaks saada ja ma arvan, et vaimselt kindlasti ja aga samas ma arvan, et kui ma olen nagu vaimselt, mida tugevam ma vaimselt olen, siis seda parem ja seda parem olen ma löökides ka. Aga ma arvan, et ma ei tea. Ja ka vastupidi loomulikult. Mida parem füüsiliselt parem mängid, seda lihtsam on vaimselt tugev olla. nii ta on ka tennises loomulikult. Ja. Ma ise nägin su mängu viimati Alexela Mastersi finaalis Jelena Malõgina vastu. Kuidas sa ise seda mängu tagantjärele meenutad? See oli väga halb. Selles mõttes, et ma ei mänginud üldse nii, nagu ma tegelikult mängin. Ometi sul olid omad võimalused seal? Jaa, mul olid omad võimalused. Kuigi jaa, selles mõttes, et ma tean, et tegelikult ütleme nii, et see ei olnud hea mäng minu arvates, minu poolt. Kas seal esimeses setis mitte ei olnud 4-4 vahepeal või? Võimalik, et oli 4-4. Äkki mul olid... 4-6 sa kaotasid selle seti? Jaa, järsku mul olid isegi 5-4 pallid, ma ei ole kindel, aga midagi taolist oli vist küll. No ma ise mäletan, et mängi alguses päris palju kiljumist ja reketi loopimist oli seal. Ma isegi korraks mõtlesin, kuidas kohtunik sellel jätkuda lubab. Mina loopisin reketit või? Korraks võrku läks. Viskasin võrku. Võimalik täitsa. Jaa, nii, mis sellega? Et me rääkisime siin ennist sellest väljakul olemisest ja emotsioonide näitamisest. Kas... mulle meeldib see. Ja see aitab mind. Et nagu mida rohkem ennast välja elan, muidugi positiivses mõttes, et siis seda, või nagu vabam ma olen, seda paremini mul tuleb mäng välja ja kõik, et kui ma olen täiesti emotsioonitu, siis nagu on midagi viga ja see ei ole hea. Sa ei ole proovinud seda teist äärmust, mis on Kaia Kanepi, et ei, mulle ei sobi see, ma ei ole inimesena selline, mulle ei meeldi ja mulle ikka meeldib, kui kaasa elatakse ja endal on emotsioon ja kõik selline. Aga seda on ju lahe vaadata ka, eks? Riho? Rahvale ikka, Ei loomulikult, muidugi on tore. Aga ega siis sportlasel lõputult aega ei ole, me teame, et sa kiirustad trenni ja võib-olla ongi selline ajasurve meile ka endale hea, et ei jää jutt lõputult jooksma, kuigi, mis sa, Riho, arvad, avasime lihtsalt piisavalt või jäi midagi endale? Jäi kindlasti jäi, aga eks me kutsume ta uuesti tagasi jälle, kui on uhkeid tulemusi tulemas ja kindlasti me kuuleme Lissist veel ja veel. Ma loodan. Jaa. Aga Lissi, anna meile soovitus ka, keda järgmisena saatesse kutsuda? No kes teil siin käinud ei ole veel? Andreas ei ole käinud, Roger Federer ei ole käinud. Marial on äkki palju aega? Marial võib-olla on nüüd aega rohkem. Maria, kes? No see Maria, keda sa vaatasid, kui sa väike olid. Sharab, jaa. Ei... Aga kellele, kui oli see veeämbri väljakutse kunagi, et pead 3 nime nimetama, kes järgmisena peavad tegema, siis keda enda tutvusringkonnast siia piinapingile saadaksid? Keda sul oleks huvitav kuulata?
okei, no Andrea Roots, temaga ma teen vahepeal trenni ka, et ta on väga-väga sümpaatne noor neiu, ma arvan, et tema. Ja siis, no kes siis poistest ei ole, ma ei teagi. Ojakäär. Ei ole käinud. Füüsiliselt ei ole käinud, jah? Ei ole käinud veel, jah. Et seda võib olla päris huvitav kuulata, et ma ei teagi, mis tema plaanid on või nii, millega ta üldse tegeleb praegu. Ja. Siis, no üks veel. Ma ei teagi. Toomas Kuuda. Ei. Sealt tuleb liiga palju lugusid enda võtta. Märt võib tulla. Märdil oleks kindlasti rääkida Jaa. nii mõndagi Eesti tennise kohta. Ei, Desire. Ahah. Ka väga tubli. Jaa. Ma arvan Desire ja Desire. Saime huvitavaid mõtteid. Väga hea. Aga aitäh sulle, Lissi, tulemast. Ma loodan, et sa väga ei kahetse, et sa siia tulid. Ei, tore oli. Meil oli ka tore. Aitäh sulle. Aitäh sulle ja head trenni. Aitäh. Aitäh kuulamast ka.